Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed. Tere tulemast mootorite maailma, ütleme seekord Haapsalu promenaadilt. Kui praeguse halli sügisilmaga püüda päikese kella pealt vaadata kellaaega, siis see ilmselt ei õnnestu. Me teame ka kindlasti, et peame siit läbi linna peatänava suunduma Kiltsi lennuväljale, kus on algamas kestvusmotorossi Eesti ja Balti meistrivõistluste viimane etapp. Tere tulemast saatesse! Stardipaigas võttis 4 riigi võidusõitjaid vastu päris korralik sügisene viimasõdu. Kõigepealt valmistasid stardiks soolotsiklit, kus kontrollijaks oli 2 tundi. Korraldaja Lääne motoklubi eestvedaja Reijo Engman oli koha sisse võtnud esireas ja vastu ootusi oli ta üpris optimistlik. Minul on täitsa tuntav tunne, ma oleks nagu Gotlandil praegult. Kas said raja kõiki lõike kasutada, mida tahtsid? Jah, rada ehitasin tegelikult 5 korda ümber ja praktiliselt iga päev rada muutus, aga praegult on väga super ja kõik on kuiva pinna peal, nii et mingi tuppumist ei toimu, rada peaks olema väga hea, kõigile sõidetav ja ma arvan, et väga okei. Ja startijad paistab, et mahu lausa 3 ritta. Jah, see on muidugi hea meel, et on nii palju osavõtjaid, et vähemalt on kiidetakse mu tööd heaks vähemalt. No seekord olen sa esirea koha võtnud, et saaks puhtama prilliga minema? No kindlasti jah, üritaks ikkagi oma fänne mitte petta, et üritada ikkagi nii hästi sõita kui võimalik. Peakohtunik Marko Saarek manitses kõiki reeglites kinni pidama. Stardiprotseduur on meil täna niimoodi, nii nagu võistlustingimused ette näevad. Kõigepealt, kui tõstan mina üles tahvli number 1, see tähendab, et 1 minuti jooksul toimub stardimärguanne. Stardimärguandeks on jahipüssipauk siit metsa seest. Kui keegi varastab starti, siis selle jaoks on meil siin kohale kutsutud televisioon, siis vaieldamatult see asi ei kuulu vaidlustamisele, lisame sõiduajale 3 minutit. Või kui see on meelega tehtud, siis üldse võtame rajalt maha ja saadame koju. Ehk siis starti varastada ei saa. Esimene liin läheb märguande peale ära, teine liin jääb sinna, kus ta on. Teise märguande järgi samamoodi 1 tahvel, minuti jooksul start, läheb teine liin järgi. Juba eelviimase etapiga oli endale Eesti meistritiitli kindlustanud Martin Leok. Ometi oli ta Haapsalus taas joonele tulnud. No Martin, sina ilmselt ei pea kuulama, mis peakohtunik Marko Saarek räägib, sul on kõik selge? Ei no, mis on ikka selge, et kui pauk käib, siis on 2 tundi vaja kihutada. Muud ma ei tea midagi tähtsamalt. Eks näis, mis saab, et hea ilm on täna siuke enduro ilm on rohkem, et saab siin, ma arvan, et saab filtrit tõmmata ja saab märjaks kõvasti ja eks näis. Vaatasid rada ka natukene või? Silma viskasin ikka peale, et mis siin on, et nagu iga aasta, et mul see paikus ei ole nagu täpselt see kullanumber, et eks näis, mis see aasta saab, et siin on ainult paekivi ja libekivi ja aga eks näis, eks ma proovin ikka endast parim anda. See paikusel pead silma saab sinu? Ja ta on Haapsalud, et Haapsalus siin on nagu paekivi, et on libe, et siin ma nagu kõige säravam täht ei ole, aga eks ma proovin ikka endast parim anda kogu aeg, Paikuse liivklapis sulle rohkem või? Liivarajad on mul nagu rohkem, et mõnunumbrid rohkem, aga siin paekivis ja libekivis on ikka, ei on midagi. No võitjad tuleb otsida esireast, keda pakud välja peale enda või? Kindlasti siin Jüri Tiisa on täna siin, kes saab kaarte segama ja siis ega siin kohalikult ka Reijo vaatab seda väga hästi, eelmist aastat on näha. Aga muidugi eks me näeme, et stardipauk käib ja algus muidugi see stardirida on küll erinev, aga finiši lipp loeb kõik asja ära, et siin on kõik on võimalik. Päris kindlasti läksid võidumõtetega rajale ka vähemalt 3 lätlast ja vaid soomlased ja leedulased pidid seekord outsideriteks jääma. Stardikiirendus oli üllatavalt ühtlane ja ülilibedale pinnasele vaatamata suuremaid külakuhjasid ei tekkinudki. Taaskord näitas suurepärast reaktsiooni kogenud Toivonikko Pensius, kellest aga 2 kiiret lätlast kohe esimestes kurvides mööda surusid. Väga hästi olid alustanud mõlemad Lääne motoklubi esindajad. Nooruke Gert Pääbo oli koguni teiseks tõusnud ja kogenud Reijo Engman hoidis õpilase tuulde. Algul ma mõtlesin, et rada ei lähe nii hulluks, aga kuna lihtsalt maapind on nii läbi vettinud ja pehme, siis sõitja tuli palju ja lihtsalt tulid sooned sisse ja midagi on teha. Läks raskeks, aga mitte läbimatuks.
Gert Pääbol oli E1-klassi võidu nimel vaja silmas pidada eelkõige just Toivonikku Pensiust. Ühelt poolt oli kaalule panna hiiglaslikud kogemused, 3 korda nooremal mehel, aga hea kiirus ja tuttav rada. Gert, kui sa hooajaga alustasid, mis eesmärk sul oli üldse? Eesmärk oligi meistritiitel, aga natuke ei puudu kahjuks. Aga sa oled ikka päris kõvasti arenenud sellel aastal. Jah, Aavo Leoki juures trennis käidud ja üks arengut on. See on sulle ikka palju juurde andnud, jah? Aga kuhu nüüd siis edasi? No järgmine aasta tuleb ikkagi meistritiitel ära võtta, et nii ikka ei saa. Boksipeatuste ajaks, kui pool kontrollajast juba selja taga, võtsid paljud sõitu juba rahulikumalt. Eks see kogu hooaeg on olnud selline suht raske, et nagu näha on olnud, et ega kevadest saati kogu aeg on palju vihma sadanud ja viimane või eelviimane etapp Paikuselgi oli selline kõva puurimine meestel. Et siin on nagu väga märg ja mudane, aga õnneks on nagu põhi all vähe kõvem kui Paikusel, et vennad on väga sitked, jah. Vajalik info tuli sõitjatele abimeestelt ja siis sai lõplikult selgeks, kui palju on vaja pingutada. Reijo Engman aega ei raisanud, sest lätlaste lootus Einas Winters oli vahepeal kord ees, siis jälle selja taga. Tegelikult sain varem ka korra mööda, kas ma tulin teist korda boksi kindaid vahetama ja siis ilmselt ta sai must mööda ja viimasel ringil sain tast ette. Jah. Timo Mõts samal ajal lausa nautis boksipeatust. Tema jaoks oli kõik juba selge, medal kokkuvõttes kindlustatud. Toivonikku Pensius aga kiirustas, sest Gert Pääbot ei saanud kaugele ette lasta. Lääne motoklubi tuleviku lootusel oli tempo veidi langenud, sellele viitas ka boksitiim. 2 mitti sa oled praegu aeglaselt, kui enne ma natukene juurde. Juba ringi enne nägin, et nägin juba kliimatsit, aga peale boksipeatust tuli vahe sisse ja ei jõudnud talle rohkem järgi. Absoluutvõitjaks tuligi ülekaalukalt Martin Leok, kes sõitis 2 lätlase Klimonsi ja Silintsi eest päris kaugele ära. Selline porine mees siis hooaja lõpuks finišis, aga milline see hooaja kokkuvõttes on sul olnud? Hooaeg väga keeruline tegelikult. Et alustasingi talvel, alustasime siis omas Haapsalus, alustasime jäärajaga. Kahjuks oli jäärada ainult 1 etapp oligi ja see oligi Eesti meistrivõistlust, nagu võitsin selle ja siis jäin Eesti meistriks. Järgmiseks tuli talikross, tuleks ka hästi, et proovisin ikka kõik teha nii, nagu oskasin. Siis suvel oli kestvus enduro, et need tulid ka ära, et sain ka Balti meistriks kokkuvõttes. Ja muidugi kõige tähtsam, mis mul see aasta juhtus, on ikka Euroopa hõbe. Euroopa juhtus, et see on nagu, ütleme, see on nagu üle kõige, nagu, et teised on natukene, suhteliselt nagu, et okei, Eesti meistritiitel, ka see on kõik, midagi tähendab, aga see enduro Euroopa ikka, see on ikka, ütleme, üle prahi, ütleme. aga muidu oli tore aasta oli, et ütleme niimoodi, et üllatusteks, et mul ei olegi nii head aastat kunagi olnud, et 3 meistri, 4 tiitlit 4 erineval alal, et siuke universaalne mees nagu ma olen. 2 lõunanaabri järel sai E1-klassi 3. koha Gert Pääbo. Eesti meistrivõistluste arvestuses tähendas see aga hõbemedalit. 7-punktilise eduga võttis oma 50. Eesti meistritiitli Toivonikku Pensius. See on saavutus, millele tehnikaspordis on väga raske võrdväärselt leida. Kuldmedalita Lääne motoklubi siiski ei jäänud, 40+ klassist tuli Eesti meistriks Reijo Engman. Lõpuks tuli Eesti meistritiitel ära? Jah, meistritiitel tuli ära, isegi suht ei olnud nagu tihedat konkurentsi. Winters pakkus siin mõnel sõidul mulle konkurentsi, aga üldiselt Eesti omadest jah, oli suht lihtne. Head meelt tegi kindlasti, et sul õpilane oli ka väga tuli täna. Jah, Gerdi üle on küll hea meel, et Gert vähemalt, me küll lootsime tiitlit, aga ütleme, andis täna endast parima, nii et tuleb leppida teise kohaga Eestikate seast. Martin Leok on veendunud, et tulevikus kuulub põhirõhk endurole. See aasta sõitsime sellepärast, et siin Euroopa meistrivõistlused läksime alguses üldse Itaaliasse sõitma. Esimese etapile mõtlesime, et äkki saame mõne punkti või ei saa, aga tulime kodumedaliga, et see oli juba väga suur üllatus. Ja siis teine ja 3. etapp oli kohe samas kodus, et siis me mõtlesimegi, et proovime ära selle asja, et äkki õnnestub midagi. Ja siis alguses mõtlesimegi, et teeme ainult Itaalia, Eesti ja Läti kaasa ja siis vaatame, kas me läheme Slovakkiasse või ei lähe, aga tuli välja, et peab minema ikka ja siis väga hästi läks. Ja muidugi väga kõva Põhjamaa sain ka alla 2 MM-etapil, et kus ma ikka õppisin ikka väga palju, et seal oli lihtsalt teistsugune maailm, et
kui võtta see Eesti enduro või võtta isegi Euroopa enduro ja siis võrrelda seda maailma enduroga, et siis on nagu see ikka, seal on ikka teine tase. Eesti meistrivõistluste arvestuses järgnes Martin Leokile Timo Mõts ja uue nimena võttis pronksi Rolf Otto Rootsmaa. Kui sa hooaega alustasid, mis eesmärk sul oli? Eesmärk oli tulla esi3 sisse, aga alguses etappidel olid kõvad soomlased vahepeal ja siis olin kogu aeg 4 stabiilselt kõik etapid ja ühe korra olin 5 ja 6 ka, et stabiilsus tõi ära 3. koha. Seejärel oli stardijärjekord noorte päralt. 100 ja 200 kuubikuliste kvaadide klassis oli favoriidiks Martin Adamson. Kuidas sa siin noorteklassis ennast motiveerid nüüd sellel raskel rajal ja raskes ilmas? Ega siin ei ole midagi, tuleb lihtsalt oma sõitu sõita. Palju sul juba kilomeetrid on kogunud, palju treeni oled teinud? Ma ei tea, ikka küll aga. Päris kohast ikka? Jah. Mis sa tahad täna ära teha siis? Võita. Lähiajal tahad koos meestega ka juba rajale minna? Eks ma kunagi ikka lähen üle. 2 klassi ühistarti oli vaatamas ka 50 kuubikuliste kiirem poiss Alex Sale. Stardikeskus järel asus liidrikohale Martin Adamson, kes startis 200 kuubikulisel kvaadil. Kohe tema kannul kihutas 100-liste hooaja liider Kevin Saar. Loomulikult oldi ka omavahel rivaalid. Seekord sai võidu Kevin Saar, sest Martin Adamsoni segasid tehnilised probleemid ja nii pidi ta teise kohaga leppima. Kokkuvõttes olid aga mõlemad oma klassi Eesti karikavõitjad. Täismeeste klassi üldvõitja oli kvaadidel juba paikusel selgeks saanud ja nii Kaspar Kangur enam joonele ei tulnudki. Selle klassi üks pioneere on Martin Toovis. Sõidus lähed loomulikult võidu peale täna välja? No eks ikka, eks starti ei ole mõtet muidu minna, kui võidu sõideta. Et aga noh, täna siin rada vaadates ilma oludes, siis 1,5 tundi tuleb väga raske katsumus. Eks see on kõigil raske. Eks siis paistab, mis siin lõpus saama hakkab. Eesti meistrivõistluse kokkuvõttes enam üle hõbeda ja nõipata? Jah, see Eesti meister on meil selgunud, aga hõbeda ja pronksi lahing on veel olemata ja eks siin täna ma arvan, et siin on kiired soomlased ja lätlased, et eks siin läheb päris huvitavaks. Ütleme, kvaadiklass on selle hooga päris kõvaks läinud ikka? No ta on kogu aeg kõva olnud, et ega ta lahja pole kunagi olnud, et kes arvab, et see on lahja, siis osku endale kvaadi ja proovige siin ära võita, et siis saab ise oma nahal tunda kõik. Nende järel valmistasid joonel tulema ATV-d, kus väga põnev oli seis väiksema kubatuuriga klassis. Mida ma ütlen teistele, kui ma täna rajal ei lähe? Mis mees ma siis olen? Rajal peab käima, vahet ei ole. Ilm ei ole oma tähtsust. See rada on tegelikult meeste rada ja kes täna lõpetab, see on Eesti meister. Pealegi teie oma klassis on ju ka päris pinev seis. Jah, liiga pinev. Me leppisime Veerpaluga kokku, et ei tohi mina ees olla ja ei tohi tema ees olla. Las keegi teine on ees. Kes siis Eesti meistriks tuleb? See kumb ees on, kas olen mina ees või on Veerpalu ees? Vahe on teil 1 punkt, jah? 1 punkt on, jah. Mis taktika siis on? Hiilimistaktika. Hiilime tagant. Kuigi ma ei usu, et pärast stardipauku mul see mõte enam peas on. On ikka ruudulipp on silme ees ja nii kaua kui tuleb. Nii kaua kui see masin liigub, nii kaua hoian piitsa peal. Kvaadide stardis said kohe alguses edu sisse lätlased. Nende tandem näitas väga head kiirust. Ometi suutis stardis veidi ebaõnnestunud Siim Vaide lõpuks nende 2 vahele kiiluda ning teine koht Eestimaale jätta. Eesti meistrivõistluste kokkuvõttes oli esikolmik Kaspar Kangur, Martin Toovis ja Mart Montvila. ATV-de suuremas klassis valitses sõitu Randel Tars, etapi teine oli Alo Lindholm Taavi Raadiku ees, Eesti karikavõistluste kokkuvõttes kuld Randel Tars, hõbe Taavi Raadik ja pronks Alo Lindholm. Väiksemas klassis võitis etappi Ahti Koort, teine oli Tanel Veerpalu ja 3. Jaan Margus ja sellest täpselt piisas Jaan Margusele, kes kokkuvõttes võitiski Eesti karika. Teine Tanel Veerpalu, 3. Ahti Koort. Lääne motoklubi poolt ettevalmistatud rada pidas lõpuni kenasti vastu. Kodusele hooajale võis sellega joone alla tõmmata. Kestvus motokrossi mitteametlikeks maailma meistrivõistluseks peetav Gotlandi Grand National toimub tänavu 3. novembril ja 3-tunnise maratoni võtavad ette ka eestlased. Järgmises saates räägime Sõmerpalu motoklubi edukast hooajast. Tänaseks kõik, aitäh vaatamast, mootorite maailmas kohtume taas järgmisel pühapäeval. Seniks kõike head! Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed.